Jah, ega seda ei olegi võib-olla eestlasele väga kerge selgitada. Selles mõttes, et meie kohtusüsteem ju kohtujuristi ei tunne. Ja kui vaadata Euroopas laiemalt, siis tavaliselt me oleme harjunud ju jagama riike õigussüsteemiti. Et meil on laias laastus siin Anglo-Ameerika õigussüsteem ja kontinentaal-Euroopa õigussüsteem, mille puhul eeldatakse, et sinna kuuluvad riikidel on võrdlemisi suured sarnasused. Aga tegelikkuses isegi ühte õigussüsteemi kuuluvate riikide vahel, kui me räägime sellest kontinentaal-Euroopast, on ka päris märkimisväärsed erinevused. Ja see kohtujuristi institutsioon on üks selle hea näide, et ta ei eksisteeri üldse mitte kõikides kontinentaal-Euroopa riikides, vaid pigem nendes, mis on ajalooliselt kuulunud sinna romaani õigusperekonda, sest kohtujuristi institutsioon iseenesest ajalooliselt on Prantsuse päritolu. Ja need riigid, mis Prantsusmaaga on õiguslikult lähedastes suhetes, seal ta eksisteerib samuti. Nii. Ja kuidas see kohtujuristi institutsioon jõudis Euroopa kohtusse, on omaette pikk lugu, mille taust on lühidalt kokkuvõttes see, et omal ajal, kui neid asutamislepinguid esimest korda läbi räägiti ja jõuti seisukohale, et tuleb luua ka Euroopa kohus, siis küsimus, mille üle Euroopa kohtu loomise raames väga pikalt diskuteeriti, on see, et kas seal olevatel kohtunikel on õigus jääda ka eriarvamusele. Või peab kohus rääkima ühel häälel, eriarvamused ei ole lubatud. Nagu me teame ka siin, Euroopa riigid ei järgi ühte joont. Ja Euroopas ongi riike, kus kõrgemas kohus eriarvamus on aktsepteeritav, riike, kus neid ei ole. Ja prantslased olid nendel läbirääkimistel just eriti teravalt vastu sellele, et eriarvamust lubada. Sest Prantsuse õigussüsteemis eriarvamust ei tunta, nende jaoks kohus peab rääkima ühel häälel, ükskõik kui tigedad vaidlused nõupidamistoas ka olid. Millest omakorda tõusis see küsimus, et aga kuidas siis teine arvamus Euroopa tulevases kohtus üldse maksmusele saab pääseda, sest kui nõupidamistoas erinevaid diskussioone isegi eriarvamuse kaudu natukenegi ei saa väljendada, siis võib tekkida, et kogu diskursus sumbub. Ja seetõttu pakutigi kompromissina välja, et teeme siis Prantsuse õigussüsteemi eeskujul ka Euroopa kohtusse kohtujuristi. Kohtujurist siis esindab mingis mõttes seda teist seisukohta. Ja kui nüüd küsida, mida see kohtujurist siis teeb, siis laias laastus ta käib kaasas iga kohtuasjaga, mis Euroopa kohtusse tuleb, igale kohtuasjale määratakse kohtukoosseis ja määratakse ka kohtujurist ja kohtujurist annab siis kohtule selles asjas oma arvamus. Ehk ta pakub kohtule välja, kuidas tema nägemuses kohus võiks seda kohtuasja lahendada, milline võiks olla tulemane kohtulahend. See on motiveeritud arvamus, ta põhimõtteliselt vastab samadele ülesehitusreeglitele nagu ka kohtuotsus, ehk seal on siis põhjendav osa, seal on ka resolutsioon, mis siis sisaldab ettepanekut kohtule ja ka see kohtujuristi arvamus avaldatakse nagu kohtulahendki, ta on avalik, kuulutatakse. Muidugi kohus ei ole selle arvamusega seotud. Kohus on ikkagi otsust tehes täiesti vaba otsustama, kas ta järgib seda arvamust või ei järgi seda arvamust. See on kõik nõupidamistoas peetavate diskussioonide tulemus, aga see arvamus on kohtul üks selline, ütleme niiviisi, ette läbi töötatud lähenemisnurk, kuidas võiks seda asja nõupidamistoas kohus lahendada, milline võiks olla otsus. Ja kui nüüd vaadata muidugi praktikas, kui palju siis Euroopa kohtu tegelikkuses kohtujuristi arvamust järgitakse, siis see protsent on päris suur. Ta on isegi seal rohkem kui 2/3 juhtudest kohtujuristi arvamust järgitakse. Ja siis ülejäänud juhtudel kohus sellest hälbib. Aga ma olen alati öelnud, et pigem võib-olla kohtujuristi arvamuse väärtus ongi suurem sel juhtumil, kui kohus seda ei järgi. Ehk siis on avalikkusel teada ka see teine võimalik lähenemine, kuidas oleks võinud veel seda asja lahendada. Ja kui praktikat vaadata, siis iseenesest ongi silmatorkav see tendents, et kohtujuristid sageli oma ettepanekutes, oma arvamustes on palju julgemad kui kohus. Ja tihtipeale, mida julgem on kohtujurist mingit küsimust, mingit lahendust välja pakkudes, seda vähem teda järgitakse. Sest kohus tihtipeale, see on ka mingis mõttes loomulik, on alaloilik, on konservatiivne, ta ei taha väga oma praktikast hälbida ja sellisel juhul on suur risk, et kohus läheb teist teed. Aga nagu ma ütlesin, võib-olla kohtujuristi arvamus, selle väärtus ongi selle võrra suurem, et siis on näha ka, et seda asja oleks võinud lahendada ka teisiti, et see tee, mille kohus valis, ei ole üldsegi mitte ainuvõimalik. See on laias laastus see, mida kohtujurist teeb tema sellise institutsiooni
mõte.